what's going on, yo? Sick and tired of 5-0 running up on the block, you know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know say that I'm a snowman, I go glam. I like you bum bum down. Tere, mina olen Palle autoringlus.ee-st ja selle video filmime siin Raadi ERMi taga. Ütlen igaks juhuks kohe sissejuhatuseks, et see auto ei ole siit nurga tagant platsidelt pärit. Mult on seda juba küsitud, kui ma olen öelnud, et ma elan Raadil, et kas teil on seal plats? Ei ole. Platsi pole. Autod on erinevates kohtades. Enamus on koduhoovis. Ühesõnaga, räägime siis müügis olevast autost Ford Fusion. Tegu on 1,4 liitrise bensukaga, 59 kilovatti. Selle auto selgelt suurim pluss on kindlasti see, et ta on 45 000 kilomeetrit sõitnud. See läbisõit on õige ja loomulikult saan ma seda ka tõestada mitut erinevat moodi. Ja auto on 2011 aasta, ehk siis ta on Fusioni viimane aasta. Seega üsna värske asi. Julgen isegi öelda, et tegu on täitsa uue väärse autoga. Tal on igasugused kulumisjäljed, asjad sisuliselt puuduvad ja igatepidi väga korralik. Mulle teada olevalt ei ole tal mitte ühtegi viga. Kõik töötab. Lähme teeme kindlasti ka proovisõidu. Näitan proovisõidul kõike, mida ma näidata saan. Ja ühtlasi teostan väikese ostueelse kontrolli, mida ma tegelikult väga mitmeid aastaid teenusena pakkunud olen. Ja filmin selle kontrolli üles nii palju, kui on võimalik seda filmida. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I started banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in. Siin on TFL soojenduse pistik. See tähendab, et sa saad auto panna kodus pistikusse ja mootor soojendab ennast vooluvõrgust ülesse. Vaatame kiirelt sisu ka. Väljas hakkab pimedaks minema, enam väga hästi ei näe, aga sisu on hästi korralik. Ta ei ole kuskilt katki, kuskilt kulund, terve. Nüüd teeme siukse proovi, et kas uksed lähevad lukku lahti. Nii, lukku. Ja lahti. Miks ma seda kontrolli teen? Ma arvan, et 10 autost ühel kindlasti on selgub hiljem, et üks tagauks ei lukustu või mingisugune lukk ei tule lahti. Siin on veel eraldi pagasinupp ka. Proovime selle ka ära ja tuleb see ka lahti. Toimib asi. Autoga tulevad kaasa suverehvid.
minu mäletamist mööda olid üsna viisakad, teeme natuke siit ruumi ja vaatame. No jaa, täiesti korralikud. Oleneb palju sõita. Ühe suve sõidab kindlasti, võib-olla 2. Siin on veel pagasi luugi jaoks siuke nupp. On kuulda, et avab. Ja on lahti. Tal ei ole linki. Tal on kas võtme peal olev nupp või salongis olev nupp. 3 moodi saab pagasi luuki avada. Nii, oleme filmimisega autos sees ja vaatame, mis me siin sees saame proovida, vaadata. Paneme alustuseks auto käima. Praegu on küll mootor enam-vähem soe, aga kui keegi soovib, ma võin külmkäivitusest eraldi videoklipi saata. Vaatame, kuidas ta läheb käima. Ja nüüd peaksid kõik märgutuled kustuma. Tõmme käsipiduri maha. Kütuse tuli jääb praegu põlemast, et kütust on vähe, aga varsti tangime. Niimoodi läks ta käima. Osutid asjad töötavad, valgus töötavad. Signaal töötab. Ülevaatusel muide vaadatakse seda. Vaatame siis edasi. Mis meil siin on? No raadio. Raadio töötab. Tal on auks. Ja auks on siin. Ehk siis saab telefonist muusikat kuulata. Ma pole seda küll proovinud, aga miks ta ei peaks töötama? Ma eeldan, et ta töötab. See on väga lahe asi. See on esiklaasi soojendus. Tal on esiklaasi sees jooksevad väiksed mikrotraadid ja sellega hommikul sulatab umbes mingi minutiga täiesti jäätunud klaasi ära. Ja see on jube hea asi. Seda minu teada, no ma tean, et Ford ainult kasutab seda, ma ei tea, kas kellelgi teisel täpselt, no uutel autodel võib-olla on, aga nagu ikka ma räägin üldiselt autodest kuni 5000 või kuni 10 000. Nii, meil on siin veel konditsioneer. Väikse mootoriga auto puhul on selle lülitamine salongist tihti kuulda, sest ta on seade, ta tegelikult suurendab veits kütuse kulu ja ta õrnalt nagu koormab nii-öelda mootorit, aga tänu sellele on tema lülitumine, no seda video peale ei jää. Tõenäoliselt seda video peale ei jää, aga on aru saada. Nii, mis meil siin veel on? Ventilaator. Siis meil on siin, kõik nupud töötavad, liiguvad, puhub akendele, puhub jalgadele, puhub igale siia vasakule poole. Et siin on meil aknad. Juhi oma töötab. Kõrval pool töötab. Tagumised aknad ei ole elektrilised, vaid on klassikalised vändad. Alati proovige autot ostes kõik nupud läbi. Kõik nupud, mis vähegi on võimalik, mida vähegi on võimalik vajutada. Sest et ainult niimoodi selgub, mis värk on. Võib-olla nendest osa ei tööta ja remont on kallis. Nii, peegel juhipoolne. Peeglid käivad siit. Ja vaatame nüüd. Ja peegel kõrvalistuja poolne. Mõlemad töötavad. Me soojenduse nupud on tal siin istmete külje peal ja nendega ma ei saa video peal muud teha, kui öelda lihtsalt, et jah, tal lähevad istmed kuumaks. Need on proovitud, need töötavad. Nii, aga lähme teeme proovisõitu. Loomulikult kaamera pealt kõike ise katsuda ja proovida ei saa, aga ma saan vähemalt näidata, et ma sõidan taga. Ma olen ERMi taga, siin ees on suhteliselt kehv betoon, auklik ja treppis. Kindlasti mingisugused järsemad hääled jäävad ka video peale. Raadio proovisõidu ajaks alati kinni, sellepärast, et sa tahad kuulda. Mind natuke häirivad need refi kilekotid ka pagassis praegu, aga pole hullu. Ja hetkel on kõik täiesti vaikne, mitte mingeid kõrvalisi hääli ei tule. Korralik proovisõidurada on siin, täitsa soovitan tulla siia auk augu järele ainult. Aga
proovisõit ei ole ainult aukudes trampimine tegelikult, et proovisõit peab olema ka erinevates tingimustes, ehk siis jah, auklik aeglane tee, väga okei. Linnakiirus 50, 60, 70 on ka linnakiirus mõnes kohas. Kindlasti proovida ja kindlasti maanteekiirus. Ilma maanteel sõitmata ei saa tegelikult proovisõitu teha. Sellepärast põhjendan ka. Maanteel tulevad välja igasugused erinevad kiirusel tekivad mingid vibratsioonid ja kiskumised ja igasugused rajalt kaldumised. Et kuidas kas on sillad reguleeritud, kas auto sõidab otse, mis pidurid teevad, pidurid vaiksel kiirusel 30, kõik pidurid tunduvad jube head. No, näe, ma võin praegu pidurdada, kõik on jube hästi. No, aga seda peab maanteel tegelikult proovima. Mul jäid proovimata enne veel roolinupud, aga ma näitan, mul on käed on siin ja ma panen praegu kõvemaks siit rooli kõrval. Vahetame kanalit ka, seda ei viitsi kuulata. Viga on, et mass. See on parem. Kahjuks pidin tulema laadijat võtma vahepeal. Peame selle video lõpetama hämaras või pimedas isegi peaaegu. Aga ma arvan, et ei ole hullu sellepärast, et ma saan rääkida ikka ja põhiasjad me saame ära vaadata. Väljas on jõhkralt krõbe ilm. Tegelikult ei ole eestlase kohta külm, aga mobiil igal juhul sai tühjaks. Kiiremini, kui ta oleks pidanud saama. Nii, aga jätkame proovisõiduga ja sätin natuke seda. Jätkame proovisõiduga ja lähme sõidame maanteel. Vaatame, mis ta maanteel teeb. Istmesoojendus on nii kuum, et ma võtan ta välja. Lähme sõidame siit raadilt välja sinna Kõrveküla poole, isegi edasi ma arvan, sest et maanteel peab 90-ga sõitma. Vähemast ei piisa. Ma räägin siis nii kaua veel sellest autost, mis mina tast arvan ja mis asi ta siuke on, et ta on Ford Fusion, mis tähendab seda, et ta on nii-öelda kõrgendatud põhjaga ja väheke kõrgendatud kerega Fiesta. Fiesta on siis teadagi Fordi selline väike auto. Mitte kõige väiksem, Ford Ka on kõige väiksem, aga samas on ta väga praktiline, et talvel on tal põhi kindlasti veits kõrgemal. Ja tänu sellele on äkki ei jää hange nii hästi kinni kui mõni madalam auto. Ja 1,459 kilovatti. Ma nüüd praegu videos mälu järgi ütlen, et minu arust oli see ketiga mootor. Ma võin pärast kontrollida selle väite üle. Ja ketiga mootori puhul siis omad plussid, omad miinused, aga antud juhul on auto nii vähe sõitnud, et see keti vahetus on kunagi kauges tulevikus võib-olla tulemas. Ma ei kujuta ette, palju sellel mootoril see kett kestab. Tõenäoliselt mingi 200 000 või ma ei tea, praegu on 45 000 ees. Et kes ei tea, siis kett või hammasrihm, et tavaliselt 2 varianti on. Ja see on siis üks suuremaid nii-öelda hoolduskulusid, üks kallemaid hooldusi on selle vahetus, et hammasrihma peab vahetama iga 90 või ütleme umbes 100 000 kilomeetri tagant. Ketil seda ette pole nähtud, kett justkui nagu on igavene. Aga reaalsus muidugi ei ole, aga ta kestab kordades rohkem ikkagi. Ja mis ma veel selle Ford Fusioni kohta ütlen, et ta on lihtne auto, selles mõttes ta mingisugune luksussõiduk ei ole. Ta on igatepidi hästi lihtne auto, tal ei ole väga palju mingit
uhkeid lisasid. Tal on lihtne bensumootor manuaalkastiga, 5-käiguline kast. Aga see, et ta on lihtne, sellel ongi nagu omad plussid, et tegelikult nii naljakalt, kui see ka ei kõla, aga siin ei ole nagu palju asju, mis katki saab minna. Et neid on oluliselt vähem kui mõnel lisasid täis autol, seega nagu ma jõuan ka mõtteni, et see auto sobib kellelegi, kes tahab liikuda punktist A punkti B, kusjuures nii linnas kui maanteel, sellega on täiesti okei maanteel sõita. Loomulikult on 7. seeria BEM-iga parem, aga ei ole viga. Müratase sees keskmine, istmed on mugavad, roolis on hea olla ja kindlasti hästi vastupidav, arvestades seda, et ta on nii vähe sõitnud ja tegelikult on nagu vägagi uueväärne auto. Nädal tagasi sain aastreffid alla pandud ja ilmselgelt nende müra on sisse kuulda. Selline reffi müra, või kuidas me seda siis nimetame. Ma olen sellel autol vahetanud ühe rattalaagri, seega need said kontrollitud sellel hetkel, üks oli vaja vahetada, tagumine parem, kui ma ei eksi. Ma isiklikult ei vahetanud seda, vahetas töökoda nimega Kaurender, kui keegi tahab Tartus minna oma autot remontimas, minge Kauri juurde Puiesta tänaval. Nii, aga ühesõnaga me oleme jõudnud maanteele, sõidan 90-ga, kõik on täiesti okei, mingisuguseid imelikke asju pole. Teeme nii, et laseme roolist ka lahti, aga ma pean valima, et tee ka nagu sirge oleks sellel hetkel. No ma ei tea, siin tundub, et on, vaatame kaua auto ennast oma vööndis hoiab, mu käed on siin juba pikemat aega. Ma arvan, et see peaks piisav olema. Hästi õrnalt nüüd hakkab keskele vajuma, aga ma sõitsin just mitusada meetrit lahtiste kätega. Seega rool on tal paigas, mingit kiskumisi ei ole. Seda peab proovima väga sileda tee peal, sest nii kui tee on kaldus kuhugi, siis ka sirgelt sõitav auto kisub mingil määral. Aga miks ma seda proovin? Põhimõtteliselt on autodel ka niimoodi, et sa võtad käed roolilt ära ja sul on kohe konkreetselt kuhugi suunda minek. Sellisel juhul on kindlasti vaja sillad reguleerida ja tõenäoliselt midagi ka selleks vahetada, sest sildu saab reguleerida ainult siis, kui sillad on korras. Keegi ei reguleeri neid, kui mingid asjad on läbi. Et sellega tundub kõik hästi olevat. Püsikiirushoidjad kahjuks ei ole, seda ma ei saa proovida, muidu prooviks. Tulesid saan proovida, ma pärast näitan ka. Tuleb peale ka keerata ja töötavad kaugtuled väga hästi näitavad, lähituled näitavad ka hästi. Tagumine udutuli on tal veel olemas, seda ma praegu ei pane, sest mul on auto taga. Käigud, kindlasti läbi proovida kõik käigud, ilmselgelt ma sõidan 5. käiguga praegu, ma olen juba jõudnud 5. Alati tuleb kõik läbi proovida, sest et esimesed 4 võivad toimida normaalselt ja selgub, et 5, ma ei tea, undab või ei lähe sisse või mis iganes. Et tean ka sihukest juhust kunagine lugu Tallinnast, kuidas müüdi autot, millel puudus tagurpidi käik oli katki ja seda autot müüdi nii kaua, kuni tuli esimene ostja, kes ei proovinud tagurdada ja saadigi müüdud ilmselt isegi suht selle hinnaga, mis sooviti. Nüüd me lähme tankima sellepärast, et meil on kütust vähe ja siis jätkame. Mis ma veel selle auto kohta öelda oskan? Lihtne auto, punktist A punkti B. Ilmselt ta sobib ka maapiirkonda, sellepärast, et tal on kõrgem põhi, et sellega kannatab nagu külavaheteel ka sõita. Ta ei ole nagu häirivalt jäik ka, et vedrustus on selline keskmine. Ei ole liiga pehme, ei ole liiga jäik, et ma arvan, et sobib ka maapiirkonda hästi. 4 vedu ta küll ei ole, eks ole, aga palju meil neid 4 vedusid on, ega kõigil ei olegi džiipi. Ja paljud linnamaasturid on ka esiviolised tegelikult. Aga nii, mis ma veel? Kus ta pärit on? Ta on pärit Soomest, oksjonilt ostetud, ega ma ostes kõike tast ei teadnud. Tal oli ka nii-öelda liikluskahju. Soome kohta oluline info on see, et
Soomes liikluskahju, teinekord on kuskil külje peal kriimud ja see on juba nii suur liikluskahju, et sellepärast kohe läheb kindlustus, paneb oksjonile, mitte ei hakka remontima. Soomes on see tavaline, Ameerikas on ka tihti sama. Sellel autol tegelikult oli ees mingi loomaga pihta saanud, umbes siin kaamera taga kapoti peale ja siia klaasinurka. Ja kindlasti see põder ei olnud, see oli mingisugune, ma ei tea isegi, mis asi see oli, aga jah, selles mõttes ega ta ostes kaunitar ei olnud, et nii-öelda justkui võiks öelda, et see on nagu miinus selle auto puhul. Aga tegelikult kahe otsaga asi. Esiteks, see tehti kõik väga korralikult korda. See ei ole kuskil nurga taga keldrigaraažis keegi teinud, vaid asi käis ametlikus, viisakas keretööde ettevõttes. Selle nime ma jätan ütlemata sellepärast, et see on nii hea koht ja niivõrd väärt mees, et ma ei taha, et ta töösse upub, ma tahan, et ta saab minu töid teha, seega ma ei ütle seda nime. Ja ühesõnaga taastamistöö, see ei olnud üldse midagi hullu, aga see on kõik väga korralikult tehtud. Aga sellel on omad plussid ka. Sai auto uue esiklaasi, mis on alati hea asi, kui autol on sellepärast, et tal ei ole kriime. Ja siit on väga hea välja näha. Esiklaasid ikkagi ajaga kuluvad ja nähtavus kehveneb, kuluvad ja nähtavus halveneb. Ja antud juhul on see soojendusega esiklaas, ehk siis ta ei ole ka kõige odavam. Ta ei olnud ka väga kallis, aga kui muidu saab seal esiklaase mingi 100 euroga, siis sellel oli vist 160-170. Et tal on ühesõnaga uus esiklaas, see soojendus töötab, see on kõik nii nagu tehasest. Ja teine ja veel suurem pluss on see, et kuna üks tuli vajas vahetamist, tal oli kinnitus oli katki ja ma ei mäleta, kas klaas oli ka või mitte, siis ma vahetasin ära mõlemad tuled. Tal on mõlemad uued esituled ees. Ja sellel on ka omad suured plussid, et nad näitavad väga hästi, nad on uued ja nad näitavad veel aastaid väga hästi. Ja nende igast reguleerimised, vanadel tuledel tihti need regulaator, mingid kruvide asjad, need kipuvad kas üle käima nii-öelda või siis ei tööta üldse või on katki või mis iganes. Et tal on need ka uued nii. Siis ma käisin ülevaatusel selle autoga, Tehnokonsult OÜs. Väga viisakas koht, kindlasti mitte leebe koht, ma ei vali selle järgi ülevaatuspunkti, mis kõige leebem oleks. Ülevaatusel öeldi, et üks pirn oli esimene parktule pirn, aga selle ma vahetasin kohe pärast ära. Seega ülevaatus ja 2 aastat kehtib, kuna see auto on vähem kui 10 aastat vana, siis ülevaatuse saab 8 aastaks. 2 võtit on ka, ma näitan kohe. On nii-öelda põhivõti on siis nuppudega pult ja varuvõti on tavaline. Mõlemad töötavad, mul just põhivõti oli sees, varuvõtmega taga käib. Ja kütuseluugi tegin just sellega ka lahti, et mõlemad on õiged võtmed. Miks ma rõhutan seda? Olen ise saanud auto, kus antakse ports võtmeid kaasa. Kui lähemalt tutvuma hakkad, siis vaatad, et ups, et tegelikult üks on ainult õige, ülejäänud on meid suvakad. Nii, mida veel proovida? Mul tuli meelde veel üks asi. Ma olen praegu parklas ja esiveolise auto puhul või nelikveolise auto puhul eriti oluline rool. Üldsegi rooli peaks koha peal keerama. Ta peaks ilusti ühtlaselt keerama äärest äärde. See, kui auto tuur natuke kõigub, see on okei, eriti väikeste mootorite puhul, sest roolivõimu pump teeb tööd. Aga ta peaks ilusti käima äärest äärde, ta ei tohiks teha mingeid nõksusid. Oluline on veel teha parklas kuskil sellist 8 sõita või teha nii-öelda ringi ühtepidi ja ringi teistpidi täielikult välja keeratud rooliga. Sest kui pooltelje otsad on läbi, siis nad hakkavad ragisema. Ja teeme selle kohe ära. Ma loodan, et panen puhuri kinni. See ragin, kui ta tuleks, siis ta oleks suhteliselt kõva, nii et see peaks olema video pealt kuulda. Sõidame siia. Meil on veel autosid, nii. Keerame paremale rooli põhja. Enam rohkem ei lähe. Ja veereme. Gaasi tuleb kanda. Nii, vaikus. Teistpidi.
sama seis. Ma arvan, et vaadatakse, et ma olen täiesti imelik. Eksinud parklasse, tegelen mingi jamaga siin. Ma juba näen, et 2 inimest vaatab mind sealt. Äkki nad arvavad, et ma olen purjus. Ühesõnaga, mul on suva. Ma ei sega kedagi selles mõttes. Nüüd veel, mis veel niisugune parklas testida? Ülioluline asi. Käsipidur. Miks see on oluline? Ülevaatuspunkti jaoks on see väga tähtis ja kui su auto käsipidur töötab kas või niimoodi, et üks või teine ratas võtab, siis sa ülevaatust autole ei saa. Remont ei pruugi olla väga kallis, aga samas tihtipeale lõpeb käsipiduri remont piduri supportite vahetusega ja kui sul juba pidurid lahti on, siis vahetatakse üldiselt kettad klotsid, et tegelikult see ei ole odav ka otseselt. Et proovige käsipidurit, arvestage, et see on ülevaatuse jaoks vajalik. Endale ma usun jah, et isegi kui ma ise ei viitsiks ka oma auto käsipidurit ilmselt korda teha, kui mul üks ratas 2 võtab, sest et rohkem ei ole nagu vaja. Aga nii, teeme siis, paneme, kuidas ma teen? Ma veeren ja tõmban käsipiduri peale. Nii, veeren ja tõmbasin peale. Ja nüüd proovin kohalt minna. Ei lähe. Ma arvan, et ma vist jään otseselt käsipiduri peale näitama ei pea, et seda krõginat oli kuulda. Nii, käsipidur maha, auto liigub. Käsipidur peab ka maha tulema, ta peab peale minema, ta peab maha ka tulema. Üks oluline asi, mille ma unustasin eraldi mainida, sidur. Sidur peab olema korras, eks ole. Kuidas sa saad teada, kas sidur on korras? Esiteks liiguta pedaali. Pedaal peab olema mitte liiga jäik, ta peab olema niimoodi ühtlaselt liikuma ja järgmisena pane käik sisse ja vaata, kust kohast sidur nii-öelda võtma hakkab, nimetame siis niimoodi. Ja ma praegu teen seda ja sidur peab võtma umbes keskelt, selles suhtes, et esimesed paar sentimeetrit peab olema tühi käik, vaba käik. Esimesed paar sentimeetrit, ma praegu lasen 2 sentimeetrit, midagi ei juhtu, auto ei liigu kuhugi, vasaku jalaga lasen 2 sentimeetrit. Nüüd ma lasen 4 sentimeetrit. Nii, 2 lasen 2 veel. Ja ma liigun. Samamoodi ei tohi sidur võtta ka täiesti pedaali lõpust ülevalt. Ei, ta ei tohi alt põhjast võtta, ta ei tohi ülevalt võtta. Ta peab võtma umbes sealt skaala keskel kuskil või selle nii-öelda vahemiku keskelt. Igasugused äärmuslikud rakendumised põhjast või ülevalt tähendavad üldiselt seda, et sidur on otsa korral. Nii. Sellel konkreetsel Fordil on sidur täpselt samasugune nagu uuel autol, mitte midagi ei ole kahtlast, võtab täpselt sealt, kus peab, mitte algusest, mitte lõpust, võtab keskelt ja töötab. Siis kui sidur juba libiseb, see tähendab seda, et sa kiirendad näiteks autoga, annad gaasi ja mootori pöörded tõusevad, aga auto ei liigu, vaid mootori pöörded lihtsalt tõusevad, et nagu midagi käiks tühja. Kohati selline tunne nagu rattad käiks all ringi, siis on juba sidur läbi, siis on kohe vaja vahetada, siis on vaja kohe tegeleda sellega, sest kui mitte teha, siis saavad juba järgmised asjad kannatada. Et ühesõnaga üks asi on see, et kuidas pedaal töötab ja teine asi on see, et kui sidur juba libiseb, siis on kindel siduri vahetus. Siin saan ma näidata seda, et mootor läheb soojaks ja hoiab oma temperatuuri seal, kus ta peab. Tühikäik on ühtlane, tuurid ei kõigu, auto käib vaikselt. Nii, sõidame maanteel, kiirendame. Viies käik. Ja nüüd teeme ühe pidurduse. Käed on mul rooli pealt lahti. Auto pidurdab otse. Ei kisu kuhugi. Teeme siis mingi kokkuvõtte ka lõppu. Nagu ma üritasin ka video pealt näidata, minu arvates on tegu ideaalses korras autoga. Sobib inimesele, kes tahab sõita muretult. Ei vaja mingisuguseid massaažiistmeid, uhket nahksisu või ma ei tea,
20-tolliseid valuvelg ja igasugused hooldus- ja ülalpidamiskulud. Ma eriti ei kujuta ette, et mis veel väiksemate hoolduskuludega olla saaks. Rattalaager maksis 11 eurot sellele autole. Ütlen sükse väikse näite siia vahele. Et ühesõnaga, kui keegi otsib autot, millega nii-öelda hakata tarbima ilma midagi muud tegemata, siis selleks peaks see väga hästi sobima. Kindlasti jagub teda väga pikaks ajaks, sest ta on väga vähe kasutatud. Ja rõhutan taaskord, et uueväärne. Ja seda ta tõepoolest on. Aasta on tal küll 2011, aga kõik muu on väga-väga hästi. Ega see aasta on ka täiesti olenebki, et millega me võrdleme. Auto hinnaks on 4800 eurot. Olen kursis, et Ford Fusionit saab ka 2500 eest, aga selle eelarve 2000-2500 eelarve eest üldiselt saab 2006-7 aasta auto umbes 200 000 sõitnud. Et sellest see vahe tulebki. Loomulikult võib seda autot viia igale poole kontrolli, tehnokontrolli, ülevaatuspunkti, margiesindusse, kuhu iganes ja loomulikult saab selle autoga sõita nii linnas kui maanteel, kui kus iganes keegi soovib. Nii et olete kõik oodatud. Ja ega midagi, oli tore. We've come a long, long way together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.